Nii, räägime täna ühest dokumendist, mis puudutab peaaegu iga kinnisvara omaniku Eestis. See on energiamärgis. Olete sellest kindlasti kuulnud, aga võib-olla tekitab see endiselt natuke segadust. Ära muretse, kohe vaatamegi üle, mis see täpselt on ja miks see teile tegelikult päris oluline on. Ja alustamegi sellest kõige tähtsamast küsimusest, eks? Kas teie kodul, korteril või majal on seda üldse vaja? Nagu selgub, sõltub vastus nii mõnestki asjast, mille me nüüd kohe pulkaleks lahti võtame. Selleks, et pilt oleks täiesti selge, liigume läbi 6 punkti. Kõigepealt, mis asi see energiamärgis üldse on? Siis, millal see on vältimatu? Võtame erilise luupi alla korteriühistud, räägime eranditest, vaatame protsessi ja tagajärge ning lõpuks, miks see kõik on olulisem, kui esmapilgult tundub. Alustame siis algusest. Mis on energiamärgis? Kõige lihtsam on seda ette kujutada justkui teie maja passina, aga mitte tavalise passina, vaid energiapassina, mis näitab, kui janune teie hoone on. Ametlikus keeles on see siis dokument, mis mõõdab ära hoone aastase energiakulu keetava pinna ruutmeetri kohta. Ja siin alla läheb kõik. Kütte, jahutus, soovesi, ventilatsioon, valgustus. Selle põhjal antakse hoonele hinne ehk siis energiaklass. Ja siin on üks võrdlus, mis teeb asja kohe kristangselgeks. Mõelge oma kodumasinate peale, eks? Külmkapp, pesumasin, me kõik teame neid A, B või G tähega kleepse. Need näitavad, kui palju elektrit aparaat neelab. No vot, hoone energiamärgis on täpselt sama asi, aga kogu teile maja kohta. See ütleb otse, kui energiasäästlik või kui suur energiaröövel teie kinnisvara tegelikult on. A-klass on tipp-topp, G mitte nii väga. On ka oluline teada, et neid märgiseid on 2 tüüpi. Esimene on arvutuslik ehk ETA märgis. See tehakse uutele või täielikult renoveeritavatele hoonetele puhtalt ehitusprojekti põhjal ja kehtib vaid 2 aastat. Teine ja palju levinum on tarbimispõhine ehk KEEK-märgis. See antakse juba olemasolevatele hoonetele reaalsete energiaarvete alusel ja kehtib tervelt 10 aastat. Ja nüüd asja tuumani. Millal siis on see dokument seaduse silmis kohustuslik? On 4 põhilist olukorda, mida iga kinnisvara omanik lihtsalt peab teadma. Esiteks, kui te müüte oma kinnisvara, peate ostjale kehtiva märgise ette näitama. Teiseks, sama lugu on üürimisega, ka üürnikul peab olema võimalus sellega tutvuda näiteks juba kuulutuses. Kolmandaks, kui ehitate päris uut hoonet, siis ilma selleta te kasutusluba lihtsalt ei saa. Ja neljandaks, suuremates avalikes hoonetes, näiteks kaubanduskeskustes, peab see olema kõigile nähtavas kohas seinal. Nüüd aga teema, mis tekitab kõige rohkem küsimusi. Kortermajad. Kelle mure see on, et tervele suurele majale oleks energiamärgis tehtud? Kas iga korteriomanik peab ise jooksma? Ja siin ongi see kuldne reegel. Korterelamu puhul vastutab kogu maja ühise energiamärgise eest, korteriühistu. Just nii. See ei ole teie kui üksiku korteriomaniku isiklik peavalu, vaid see on ühistu juhatuse või halduri ülesanne tagada, et see dokument oleks olemas ja kehtiv. Ja see pole mingi soovitus, see on otse seadusest võetud. Ehitusseadustik ütleb selgelt, et märgise tellib ja selle olemasolust teavitab juhatus või haldur, nii et kui plaanite oma korterit müüa või üürile anda, siis esimene samm ongi uurida ühistult, kas majal on kehtiv energiamärgis olemas. Aga nagu ikka, iga reeglil on erandid. On terve rida hooneid, mille puhul seda märgist tegelikult vaja ei lähegi. Vaatame need ka üle. Esiteks, see nõue ei kehti päris väikestele hoonetele, mille pind jääb alla 50 ruutmeetrit. Mõelge näiteks aiamajadele või väiksematele garaažidele. Samuti on vabastatud ajutised ehitised, muinsuskaitse all olevad hooned ja kirikud ja lisaks ei nõuda märgistus näiteks suvilatelt, mida kasutatakse alla 4 kuu aastas, ega ka teatud tüüpi põllumajandus- või tööstushoonetelt. Olgu, oletame nüüd, et teie hoonel on seda vaja. Kuidas see protsess siis välja näeb? Ja mis juhtub, kui seda nõuet lihtsalt ignoreerida? Protsess ise on tegelikult päris sirgjooneline. Esmalt tuleb leida pädev energiaauditor. Seejärel kogute kokku vajalikud dokumendid, vanad energiaarved, hoone tehnilised andmed, spetsialist teeb siis oma arvutused ja lõpuks registreeritakse ametlik märgis ehitisregistrisse, kus on kõigile avalikult kättesaadav. Ja siit ongi näha, miks see protsess ennast ära tasub. Kui märkis on olemas, läheb müük või üürimine libedalt. Lisaks võib see avada uksi erinevatele toetustele, näiteks KredExilt. Kui aga märkis pole, siis riskite trahvidega, tehingud võivad venida või isegi katki jääda ja pikas plaanis võib see teie kinnisvara väärtust hoopis alla tõmmata. Valik on tegelikult üsna lihtne. Ja lõpetuseks, miks me sellest kõigest siis räägime? Asi on selles, et energiamärgis pole ammu enam lihtsalt mingi tüütu bürokraatlik kohustus. See on midagi palju enamat.
See on aususe ja läbipaistvuse küsimus. Kinnisvaraportaalide kuulutustes peab energiaklass olema kirjas. See annab ostjale või üürnikule kohe selge pildi, millised hakkavad olema tema tulevased kommunaalkulud. See on sama loogiline, kui teada auto kütusekulu enne selle ostmist. See aitab teha teadliku valiku. Ja kui vaatame tulevikku, siis selle dokumendi tähtsus ainult kasvab. Euroopa Liidu nõuded muutuvad aina karmimaks. Energiasäästlikkus ei ole enam lihtsalt tore boonus. See on juba praegu selge müügiargument, mis tõstab teie kinnisvara väärtust. Isegi pangad vaatavad üha enam roheliste hoonete poole ja pakuvad neile paremaid laenutingimusi. Ja muidugi, see on ka teile endale suurepärane tööriist, et oma kulusid paremini planeerida. Nii et lõpetamegi selle küsimusega. Kas teie kinnisvara on tulevikuks valmis? Sest energiamärgis ei ole ainult tänane kohustus, vaid see on tark investeering homsesse. Suur aitäh kuulamast!